Jaan Teemant elas aastatel 1872 kuni 1941. Ta on 4-kordne riigivanem, Eesti prokuratuuri rajaja, põllumeeste kogude üks juhte, Tartu Ülikooli audoktor, advokaat. Baltisakslastelt sai Jaan Teemant tiitli Eestimaa kuningas. Traagiline 1940 selles osas, mis puudutab Jaan Teemanti. Jaan Teemant arreteeriti 23. juulil 1940. aastal. Me näeme, et õige pea peale Eesti NSV väljakuulutamist ja välja antud määrus nõudis Jaan Teemanti vahi alla võtmist kui endist Eesti riigivanemat, keda kahtlustatakse tegevuses, mis ohtlik riigi sisemisele julgeolekule ja avalikule korrale. Jaan Teemanti kodus toimus 10. septembril läbiotsimine ja seejärel tema kinnipidamist pikendati ja põhiline süü, mis talle omistati, oligi siis see sammane Saaremaa mässu mahasurumine 1919. aasta kevadel, varakevadel ja mis oli Jaan Teemanti roll nendes sündmustes. Ja teadaolevalt ka Jaan Teemanti vastandati mitmete tunnistajatega, kes siis Saaremaalt toodi Tallinnasse uurimisprotsessi käigus. 1941, 3. jaanuar sai süüdistusakt Jaan Teemanti vastu kokku pandud. 11. veebruaril toimus tribunali istung. Tribunal otsustas võtta toimiku käsitlusele, esitada Jaan Teemantile süüdistus, anda ta kohtu alla ja määrata kohtuasi kinnisele istungile ilma süüdistaja ja ilma kaitseta. Nendest NKV toimikutest, mis on ju tegelikult säilunud, sealt on võimalik väga täpselt välja lugeda, et Jaan Teemant 12. veebruaril 1941 sai süüdistuskokkuvõtte ja sai võimaluse sellega tutvuda. Ja kõik järgnev, mis on veel väga täpselt dateeritav, toimus siis 21. veebruaril 1941, kui sõjakohtutribunal alustas kell 10.40 kohtuistungit Jaan Teemanti üle. Protokoll ütleb, et see tribunali istung lõppes kell 14.10, paar tundi kulus siis Jaan Teemanti süüasja menetlemisele ja Jaan Teemant sai õiguse viimaseks sõnaks ja nagu protokoll ütleb, Jaan Teemant on palunud end õigeks mõista ja ta on öelnud, et ta pühendab oma elupäevad uutele ideaalidele. Protokolli järgi kell 14.15 läks tribunal nõu pidama, milline otsus Jaan Teemantile määrata. Kell 16.40 teatati Jaan Teemantile kohtuotsus, mille kohaselt tuli Jaan Teemant mõista vangi 10 aastaks ja juurde veel 5 aastat ilma kodanikuõigusteta ning Jaan Teemanti isiklik vara konfiskeerida. No arvestades Jaan Teemanti vanust, mis sellel hetkel oli juba üle 65 aasta, oli selge, et neid aastaid ta nii või teisiti enam vangilaagrites üle ei ela, aga milline on Jaan Teemanti hilisem saatus 1941. aastast, see paraku jääbki meile teadmata ja viimased kindlad kirjalikud allikad on siis edasikaebamise osas. Jaan Teemant kasutas võimalust kaevata kohtuotsus edasi ja 19. aprillil 1941. aastal siis sõjakolleegium on antud sõjatribunali kohtuotsuse läbi vaadanud ja on otsustanud mitte tribunali poolt mõistetud karistust muuta. Ja see peaks olema ka viimane selline kindel ja selge tõend Jaan Teemanti elu kohta, millal, kus ja mis asjaoludel Jaan Teemant hukkus
kus selle kohta on nüüd erinevaid teooriaid, erinevaid versioone, igal versioonil on teatavad nüansid, millega võib nõustuda ja igal versioonil on ka mõned küsitavused. Kui me näiteks vaatame ka Jaan Teemanti rehabiliteerimistõendit, mis siis 1990. aastal Jaan Teemanti tütrele, kes oli ka juba üsna kõrges eas, välja anti, siis ka rehabiliteerimistõendil ei ole tema surma asjaolusid märgitud. Ülima tõenäosusega Jaan Teemant koos mitmete teiste Eesti riigivanemate ja riigitegelastega hukati 1941. aasta juuli esimestel päevadel Tallinnas, kui siis toimus mitmete vangide hukkamine, paljude vangide evakuatsioon, sõda oli alanud, rinne lähenes Eestile ja selles olukorras teatavasti hulk vange, ilmsesti nende hulgas ka Jaan Teemant hukati ja kus ta maised säilmed oma viimset tund puhkavad, paraku ka see on küsimus, millele siinkohal ei oska mitte vastata.